Nii, tere, olen Maila müstilisest maailmast. Nõndamoodi. Nüüd on mul järgi jõudnud siis augustikuu kohta. Ja tegelikult ma tegin teile ennem ühe video valmis ja natukene enne lõppu ütles mulle telefon, et mul mäluruum on täis. Ja siis ma siiamaani see 2 tundi kustutasin telefonist igasuguseid asju. Ja nüüd ma lähen siis nii-öelda uuele katsele. Nõndamoodi. Aga lihtsalt, et kuna ma teile ennem need kaardid juba välja siin panin, siis ma hakkan neid siin järjest lugema. Nii, augustikuus sündinutele, mida toob septembrikuu? Nõnda, siin on, kui üks kord on ette loetud juba, siis teine kord vaatad, nagu oleks midagi täiesti teistsugust, täiesti uut olnud. Nii, teil siin näitab, tööalaselt näitab edu, armastusalaselt tegelikult näitab ka ilusasti edu teile. Siis on lastega seotud, näitab küll nagu mingisuguseid muresid või natukene sellist, noh, võib-olla tõesti see kooliaegaga pihta, et siis on niimoodi, oi jumal, seda vaja, teist vaja, kolmandat vaja, on ju. Sest noh, niikuinii on vaja ja seal võib tulla, kuu alguses võib tulla just nimelt lastega seotud natukene muresid. Siis kuu teise poole pealt näitab koduga seotud valikuid teile. Nii et väga võimalik, et mõned teist hakkavad, planeerivad, kas siis on ühest kohast teise, noh, kas siis suvekodust siis linnakodusse või siis päris uue kodu vahetamist või muutmist. Ja siin on sutsukene, tuleb küll selliseid takistusi ette või siis kaalumist, et noh, need plussid ja miinused seal, need plussid ja miinused seal on ju. Et justkui tahaks ikka olla, noh, oletame, et tahaks ikka olla maal, eks ju. Aga tuleb juba linna kolida, et mingid sellised teemad, et hakata oma elukohtasid siis kas siis vahetama või siis elukohaga seoses mingeid muudatusi tegema. Nõndamoodi. Hästi palju on sellist seltsielu, näitab armastuse koha peal, näitab ka hästi ilusat armastavat kuud tegelikult. Nii et partnerlust suhetes on justkui ilusasti okei. Aga näitab ka selliseid romantilisi kohtumisi hästi sellised ilusad, aga siin on selline kogukonnaga suhtlemine. Hästi palju kogukonnaga suhtlemist ja vahetevahel te võite tunda nii, et teil on vaja ennast jagada sinna-tänna kolmandasse kohta ja teie isiklik ruum jääb selliseks suhteliselt väikseks või piiratuks, et iseendaga olemise aega võimalik, et tahate, aga te ei saa eriti seda. Siis on siin tööalaselt näitab veel hästi palju tööd, siis nostalgiaga tagasi vaatamist mingisugusele möödunud sündmustele, kas suvele või möödunud ajale. Et naisterahvastel just näitab, et nad väga palju istuvad siis ikka sutsukene rohkem kui vaja seal minevikus kinni. Niimoodi, siis tööalaselt siin kuu lõpupoole mõned teist võivad saada kas siis koondamise teate või siis võimalik on ka see, et kas siis tõstetakse siis töökoormust, aga palk jääb samaks või ühesõnaga need muudatused või mis see teade tuleb tööalaselt, et see teid eriti rõõmsaks ei tee. Et andke mulle ka siis pärast, kirjutage siia, andke märku, et mis asi see siis võis olla, mis siis seda natukene justkui sellist kurvastust või nördimust tekitas seal tööalaste asjadega. Aga jah, et võimalik, et mõnele võib ka koondamise teade tulla. Nii, siis kodu peale seda muidugi ongi niimoodi, et tükk aega on sellist kodus olemist, aga minul isegi tundub, et te kuidagi naudite seda kodus olemist. Nii, et natukene tekitab sellist kurvastust see tööalane värk, aga te kuidagi see kodus saategi toimetada ja võtate suhteliselt ruttu sellise positiivse hoiaku. Ja ma enne muidugi vaatasin ka seda, et mis sinna peale veel tuleb, et peale seda, kui see tööalane muudatus siin on või tööst ilmajäämine isegi mõnedel, et siis kui suhteliselt ruttu leiate uue töö, et ei pea kaua aega ootama ega otsima. Niimoodi, siin on meil siis niimoodi, et teadmised olid
nüüd räägin lihtsalt uuesti, et teadmiste kaart näitab seda, et mõned teist võivad minna, isegi kui ei käi näiteks koolis enam, täiskasvanud olete, aga võib tekkida selline tahtmine, tunne, et oh jess, et ma läheks midagi uut õppima, siin näitab ka uusi algusi, uusi võimalusi. Siis on selline potentsiaal, motivatsioon, kõik selline jah, selline ideed uue asja õppimisega seoses tekitavad teile sellise vau-efekti. Korraks võib tekkida mingisugune kõik ilusasti, näitab siin külluse kaarti, õnnelikult kõik ilusasti ja võib tekitada korraks justkui uue tundmatu ees võib tekkida mingisugune teatud selline väikene ärevus, aga see pigem ütleks isegi, et see on selline positiivne. Nii, mis siis veel on, et tagasi koju, kaart on siin tagasi koju kohale jõudmine. See kaart hõlmab mitmeid asju, et näiteks võib-olla teil tekib tahtmine, tunne, et te tahate tagasi minna näiteks oma sünnikohta, tekib side ja mõtled, et teeks oma elus muudatuse. Võimalik on see, et ka kui te oma muudatusi siin teete elus, et siis lihtsalt teil tekib selline äratundmine ja tunne, et oh, nüüd ma olen kohale jõudnud, nüüd ma olen õiges kohas. Aga see on jah rohkem sellise kodutundega seotud niimoodi. Ja siis muidugi seda ilusat imetlust ja kõike sellist mõnusat tunnet. Siis mis veel on, et siin on need, kes on ootanud kaua aega lapse saamist või siis vanemaks vanaisaks saamist. Ühesõnaga pereliikme lisandumist näitab siin, et sellist hästi sellist ellust ja hoolivust täiskuu. Siis tööalaselt on ikkagi siin, mis ennem oli see teade, mis teile siin tuleb, mis teile ei paku eriti palju rõõmu. Sellega seoses te näetegi ära, et põhimõtteliselt te näete läbi teiste valed ja et siin näitab ka, et maskid langevad ja see võib teid algul natukene kurvastada, aga suhteliselt ruttu tulete sellest välja ja mõtlete pärast niimoodi, et oh jess, oligi parem, oligi hea, need maskid langesid ja et kõik see tuli päevavalgele. Ja siin kuu lõpus juba on selline on asju muidugi ka, mida te ignoreerite, mida te ei taha kuulda ja ei kuule ka, aga te sellega lihtsalt säästate kuidagi oma närve ja viibite rohkem, proovite käia looduses jalutamas ja puhata. Ja mõnes mõttes isegi ongi hea, et kui siin ignoreerida igat ühte ei pea ju ka kuulama, ka kõike südamesse võtma, et siis teil õnnestub siin kuu lõpus ka, et ei lase endale teiste ütlemisi siin kaua pihta minna. Niimoodi. Nii, külluse hea õnne edu kaart tuleb 2 korda välja siin. Niimoodi, et siin näitab armastust, rikkust, edu, küllust, tunnustust isegi, et teid tunnustatakse. See on nüüd jälle siin kuu alguse poole, et kuna siin see algteade, mis siin oli, tuli ennem ka kaartidest kuu lõpu poole, siis siin ka alguse poole kõik on ilusasti väga mõnus, et tunnete ennast hoituna, armastatuna, et teile avanevadki mingid hästi suured sellised võimalused ja tegelete rohkem loovusega ja teil on selline väga intuitsioon tõuseb, kujutlusvõime läheb, kõik läheb selline, visioonid tekivad ja siis te võite teadvusesse jõuab teil siis selline energiatõus, mis te hakkate iseendasse rohkem uskuma, ühesõnaga. Nii, nõnda. Siis teie elu väga palju võib mõjutada ja siin on veemärgi kuninganna, aga see tähendab lihtsalt sellist hästi intuitiivset, hästi sellist armastavat
tundlikku, säravate inimeste, naisterahvaste ühesõnaga, kes siis on siis, tal on empaatiavõime, see võite olla teie ise, teie empaatiavõime võib tõusta. Aga see võib ka olla keegi, kes on siis teie jaoks selline hästi oluline ja keda te võite ka hakata siis täitsa niimoodi kuulama, jälgima. Niimoodi, siin kuu teises pooles näitab siis sihikindlust, tasakaalu teil. Siis on, siin tuleb jah, et kohanemisvõime ja kompromissi näitab, et siin kuu teisest poolest on siis mingisugused muudatused, mis nõuavad teilt natukene sellist kohanemisvõimet. Ja te peate siis leidma siis jah neid kompromisse. Aga siin on jah niimoodi, et kogu aeg pidevalt on mingisugune pidev areng. Et kui nüüd eelmise rea pealt vaadata seda, mis oli siin, et hakkate midagi teadmisi veel omandama, midagi õppima, et siis eks te siis peategi kohandama siin ennast. Aga teile meeldib see. Nii, siis tuleb õhumärgi kuninganna siin. Siis tuleb veemärgi kuningas. Ühesõnaga suhtlemist saab teil siin parasjagu olema. Nii et see õhumärgi kuninganna, see võib siis meil olla õhumärk, mis meil on veevalaja kaksikud või kaalud, on ju. Et tähelepanelikku tarka naisterahvast näitab teie elus, see võite ka olla teie ise näiteks. Siis on, et selline analüütiline, ka kaalutlev, aga selline väga selline täpne ja tal on õiglustunne hästi tähtis. Niimoodi, veemärgi mees, tavaliselt veemärgi vesi on meil siis vähk, kalad, skorpion. Niimoodi. Aga siin tuleb selle meesterahva poolt tuleb siis, muidu on hästi ilus, tundlik, kõik on hästi lahe, hästi mõnus on ju. Et selline hea intuitsiooniga hooliv, aga tema see miinuspool on armukadeduse pool. Nii et teil tuleb siis pistmist siis sellise inimesega, meesterahvaga, kes on natukene siis armukade ja kui te olete ise meesterahvas, siis teil võib armukadedus esile kerkida siin kuu lõpu poole, niimoodi. Aga kuu lõpuks on juba täiesti lahe selline jõud, enesekindlus, kõik on teil hästi kõrgel tasemel. Siis olete seadnud endale, hästi iseseisvust on palju, olete seadnud endale jälle mingisugust uusi eesmärke, mille poole liikuda. Aga jah, et see iseseisvus ja see vabaduse tunne on rohkem päevakorras kui kunagi varem. Niimoodi, siis tõmbasin neid jumalannade kaarte ka siia, et mis sõnum teile siis on. Esimene tuli mõistmine, et ole lummusele avatud, niimoodi. Et kaardi peal on täitsa lahe, siin kaardi peal on lahe valge hirv on ja siin on vares on ka, aga mulle tundub, et see ei ole ka päris musta värvi vares. Aga selline heledam on, aga sellega teil avaneb selline, tunnetus läheb tugevamaks. Siis teil hakkavad sellised toredad imed hakkavad teie elus sündima. Siis on nii, et teile tulevad sellised inimesed, kes on siis, teile meeldivad inimesed ühesõnaga. Ja keegi võib siis ja hästi kuidagi püüda siis teie sellise poolehoiu ja oletegi siis, kas olete ise on keegi on teist lummatud või olete teie kellegist siis lummatud. Ja teine soovitus on siin tants, et lase oma kehal liikuda. Nii et liikumistantsu ja tantsu koha pealt ma ütlen isegi sellist asja, et kunagi ma kuskil kanaldasin. Ma tegin ju oma seda kaarte ka, siis oli ka seal kanalduses. Aga see tantsuenergia, kui te isegi võite teinekord, kui te tunnete, et teil on energiat kuidagi madal seis, et natukene selline, ei ole kõige parem just see tunne, siis pange muusika käima, pange mingisugune, ma ei tea, tša või salsa midagi, et tantsige kas või see 3 minutit, mis see
laulude pikkus tavaliselt on meil muusikate pikkus enam-vähem, nii mõned on natsi väiksem, mõned natsi rohkem on ju, aga et see tants avardab ja see tants kuidagi lööb teid esiteks energiat täis ja teiseks ta kuidagi avardab teie energia välja ja pühib sealt kõik sellise negatiivse energia minema. Nii et soovitus, tantsige. Nii, rutikaartidest tuli siis stabiilsus, mul on siin parasjagu pime, mind on nagu hästi näha, aga ma ei näe siit eriti midagi kaardi pealt lugeda. Aga põhimõtteliselt on stabiilsuse kaart, et siis on sellist stabiilsemat perioodi oodata teie elus. Et olukorrad, mis teil siis elus on olnud, et need kõik see muutub teil stabiilsemaks. Või näitabki, et selle stabiilsuse saabumist, et kas juba on muutunud või saabub selline stabiilsus teie elus. See võiks öelda siis, et seda võib kõikidel aladel siis teile siin võite arvestada. Nii, ja siis on kaart on siin naine ja ühesõnaga igasugusteks suhtlemisteks, ükskõik kas te olete mehed või naised, siis teil on oluline, just see kuu on olulised, keegi naine on hästi oluline, selline võtmeisik teie elus. Ja võimalik, et see naine on, no halba kaarti siin ei ole, ühesõnaga see on ikka hea, ma vaatan kohe. Jah, ikka, kui siin kirjutab, et naisterahvas on olukorras määravaks trumbiks. Niimoodi. Et võib-olla keegi mentor teil, ma kohe vaatan, mis siin tuleb veel. Sest mul endal jääb praegust natukene lahtiseks enda jaoks, siin vaatan seda asja. Teie jaoks muidugi ka. Niimoodi. Vaatame, mis siin veel on. Oi kui armas. Võtsin teile siin lisakaardi ja selle kaardi tähendus on armastus. Et tõeline sügav ja siiras armastus. Armastuse kogemine, sügavad tunded, südamest südamesse vestlused. Kõik see, mida see kaart sümboliseerib, on tõeline ja puhas. No vot, väga hea. Võib-olla seda oligi vaja teil teada. Ja kuna see naine on oluline siin, siis on see armastuse kaart on naistele sõnumiks rohkem, et see armastus teie elus, kes on tulnud, on õige või siis on tulemas. No vot, niimoodi. Selline lugu siis selle asjaga siin. Aga eks ma laen selle jälle üles ja siis ma saan ruumi juurde, saan maha kustutada ja saan jälle teha uue video. Näis vaatame, kas ma täna jõuan. Vaatasin kella praegu, mul ei ole kella käe peal. Aga eks niimoodi on. Et kommenteerige, vaadake, pange siia alla kirja kuu lõpus näiteks või kuu keskel, kui teil midagi on juba läinud, siis saate jälle mulle siia tagasisidet anda. Kes tahab minuga isiklikult vestelda või minu siis nii-öelda vastuvõtule tulla. Väga populaarne on praegust läbi Messengeri videokõne ja on asju muidugi, millega tuleb kohale tulla, on asju, mida saame teha selle video teel, kõik siis kas Zoomi teel või Messengeri videokõnega või Whatsappiga, kes kuidamoodi tahab. Nii et siis saate minuga ühendust võtta, et Facebookis on mul see lehekülg on Maila müstiline maailm täpselt samamoodi nagu mul see YouTube'i lehekülg. Nii et sealt keegi võttis ka juba täna minuga ühendust. Et täpselt, kui miskit on, tekib mingit küsimust, siis võite ikka ühendust võtta, ikka saan aidata. Ja kui peaks juhtuma sellist asja, et ma tõesti tunnen, et ei saa aidata, siis ju ma siis teid soovitan teile siis kedagi, kelle juurest võite abi saada. Et kui on sellised väga kiired olukorrad ja on ruttu kiiresti vaja, et siis küll siis saab leida ka mingi muu lahenduse.
vot niimoodi, aga kõike väga tänulik olen ja kõike ilusat suve lõppu teile ja niikuinii on kohe siin paar päeva ja on see kuukene läbi siin. Ja kõike kõige paremat teile, kullakesed. Vot niimoodi.